Hei Siim siin, täna räägime absoluutväärtuste järjestamisest. Eks meil on antud selline ülesanne, mul on ülesande siis ette. Järjest ja väiksemast suuremaks järgnevad absoluutväärtused 12, 15, miinus 16, miinus 4, 0 ja miinus 7. Nii, ma seekord ei hakka arvukirjat joonistama, kuna arvukirjaga Mart me oleme juba nii profid, et me juba suudame ette kujutada, et mida see tähendab, absoluutvääärtuse tähendab siis kaugus nullist. Nii, aga missugune on siis kõige väiksem kaugus nullist? Kui vaatame siin nüüd arve, siis mul jäi kohe 0 silma. Et mis on nulli kaugus nullist? Nulli kaugus nullist on 0. Et see polegi kaugust. Aga see on, ja nullist väiksemaks ei saa minna. Kuna negatiivsed arvude absoluutväärtused on positiivsed arvud. Et nende kaugused on positiivsed, kaugused ei saa negatiivsed olla. Ehk siis 0 on kõige väiksem arv meil. Vaatame, mis meil siin kõige suurem arv võiks olla. Nii, kõige suurem arv meil on siin. Mulle jäi 16 silma, ma ei tea, kuidas sulle. Aga 16 absoluutväärtus on 16. Ja 16 on suurem kui 15. 15 tuleb kohe järgmine, ma võin kirjutada kohe siia 15 ka. 15 on suuruselt järgmine. Kuna siin on täisarvud. Nii, vaatame, mis meil siin nagu väiksemuselt järgmine on. Kirjutan 0-le ka sõbra kõrvale. Nii, 4, 15, nii, 4 tundub olevat õige. Kuna 4 on 4 kaugust, 4 ühikut 0-st nagu pikkus siis. Ja see on vähem kui 7 ühikut näiteks. Siin teised on kahekvalised arvud. Ehk siis meil on siin 4 ühikut, nii. Ja me ütlesime siin 7 ära, et 7 kirjutame ka siia uuesti ära. Ehk siis on 7. Panen komad ka, et siin midagi segadust ei tekitaks. Nii, ja nüüd on meil 2 arvu jäänud ja ilmselgelt 15 oleme ka ära kasutanud juba. Tõmba 15 joonele. Siis ongi ainult üks arvu jäänud, siis meil ei ole midagi mõeldagi. Kirjutame lihtsalt tuimalt selle siia. 12. Nii, ja me olemegi saanud absoluutväärtused, nende arvude absoluutväärtused järjestatud väiksemast suuremaks. Nii, kui me tahame suuremast väiksemaks, mõnikord on siukene ka kaval ülesanne, et me peame vastupidi, et need sõnad on omavahel ära vahetatud, et on suuremast väiksemaks. Nii, siis me põhimõtteliselt peaksime tegema samasuguse rea, aga nad peavad olema keeratud pea peale, ehk siis see rida peab algama siit 16 ja lõppema siis 0-ga, et 0 on siis kõige väiksem. Kas tundus lihtne? Ma usun, et oli. Aga ole tubli.